juba tegi mulle raskeks seda asi, sellepärast kui nii palju korda esinenud siin, siis on raske midagi uut öelda. Kohe mõned sõnad tegid ka mulle mõtted, et ennem kui alustan oma ettevalmistatud teksti, et ütles, et päris ungarlased. No siis ma täna teile jutustan meie teekonnast, mitte ainult Taga-Karpaatiast Eestisse, aga meie teekonnast teie mõistuses Nõukogude ungarlasest päris ungarlaseni. Ja alustan seda siis natukene ajaloolise tagasiminekut. Taga-Karpaatia ungarlased, Ukraina ungarlased. Ma räägin siis teile, mis see on see Taga-Karpaatia Ungari. Kui räägime Eesti ungarlaste loost, algab see tegelikult palju lõunapoolsem Taga-Karpaatias, juba nime. Et eesti keeles Taga-Karpaatia õieti, vahepeal tuleb Karpaatid, teise pool on taga. Ungarlaste poolt Karpataia, Karpatide alumine koht, sellepärast meie suur Ungari kuni Karpaatideni. Ja peale Karpaati astub edasi, seal on juba mitte Ungari. See on piirkond, kus riigipiirid on 20. sajandi korduvalt muutunud, kui inimesed on jäänud samaks. Monarhia ajal kuulus piirkond Ungari kuningriigile, pärast esimest maailmasõda Tšehhoslovakkiale, 1939. aastal taas Ungarile. Teine maailmasõda tõi traagilisi muutusi, eriti 44 aasta sündmused, mis hävitasid kohaliku juudi kogukondade suur osa. Pärast sõda liideti Karpataia Nõukogude Liiduga, just Ukraina NSV koosseisu ning sellest sai piiritsoon, kus liikumine oli piiratud. See tähendas just meile, et minu sünnikohal Bereksaasis piir oli 4 kilomeetrit. Aga seda 4 kilomeetrit pärast minu elukogemus näitas, et raskem oli ületada kui 1500 kilomeetrit Eestisse tulekuga. Pärast sellest piirkonnas õppis inimene kiiresti kohanema ning hoidma oma identiteedi vaiksemalt kui püsival viisil. 1991. aastal sai Ukraina iseseisvaks, kuid majanduslik ebakindlus viis paljud inimesed õppima või töötama teistesse riikidesse. Pärast 22 aastat on sõda, mis mõjutanud piirkonna elu ning see näitab, et haavatav võib olla väikese piirkonna, kui haavatav võib olla väikese piirkonna ajalugu. Ja piltil on minu sünnilinna Bereksaasi peaväljak, kus algab minu teekond ja Taga-Karpaatia, kus seal elavad koos ungarlased, ukrainlased, rusiinid, slovakid ja teised rahvad. Selline keskkond õpetab austama erinevusi, kuid samal ajal hoidma oma identiteeti. Ungari keel ja kultuur olid sageli seotud kiriku ja peretraditsioonidega. Haridus oli oluline tee edasi liikumiseks. Palju noored otsisid võimalust õppida väljaspoolt piirkonda. Nii tekkiski mõte ja võimalus jõuda Eestisse. Ja Taga-Karpaatia ungarlaste Eestisse tulek algas 60. aastal. Siin on natukene üle. Et mina näiteks jõudsin 76, aga alates 60. aastast tekkis see Tartu ülikool ja Tartu sai meie, kui mina juba koolis käisin, kuulsin, et on üks liin, mis möödub kogu selle Nõukogude süsteemis nii kõrvale. Sellepärast kujutage ette, et Taga-Karpaatias on
Sellel ajal olid veel ungarikeelse koolid. Mina ka lõpetasin Kossuth-Lajos Középiskola keskkool, kus me õppisime inglise keelt esimeses klassis, vene keelt 5. klassis. Ja kui nii tubli koolilaps lõpetab 10. klassid, meil oli 10 klassi, nagu, mitte nagu Eestis 11, ei teagi vene keelt väga vähe ja ungari keelt natukene. Mitte Ukraina keelt natukene. Ja teine, mis mainisin ka, et seoses oma rahvuse ja kui veel sinu vanemad, isa on kirikuõpetaja või perekonnas on kirikuõpetaja laps oled, siis Nõukogude haridussüsteemis raske oli leida nii Ukrainas kui mujal Venemaal koht kui ja ülikool, kuhu saaks väike vene keele teadmisega halva perekonnaga. No, kirikuõpetaja isa, see oli hullem, kui oleks 10 aastat vanglas istunud näiteks, kui sisseastumisel esitasid dokumentid. Siin ma vaatan, et suurem osa inimesest ikka mäletab nõukogude ajad ja ei ole see imelik temale, aga meie lastele õnneks see on juba uskumatu ja imelik. Ja Eesti välja paistiski peale esimest katset, kes siia tulid sellest, et Eestis nagu haridusõpetajad ja ülikoolid peavad õpetama vene keele gruppi ka, aga seal pärast ka ise tundsin seda, nagu meie professorid ja õpetajad paar tunni ees vene keele oskuse omandamisega kui meie, et kui nemad ei oska väga hästi vene keelt, siis ei saa nõuda meie kees, siis rohkem oli põhimõte selle peale, et mis sa tead just sellest teadusest, mida omandad ja mitte keelevajadus. Ja niimoodi Nõukogude aja lõpuks Tartus ja Tallinnas osaliselt ka kujunes välja Ungari väikenis ungarlaste kogukond. Tartu oli koht, kus oli võimalik jääda iseendaks. Eestis elavad ungarlased ei ole kunagi olnud lihtsalt külalised. Paljud meist tulid siia õppima või töötama, kui üsna kiiresti tekkis side selle maa ja ühiskonnaga. Väiksema rahvana mõistsime loomulikult Eesti püüdlust säilitada oma keelt ja kultuur. 80. aasta lõpus tundsime, et Eesti iseseisvuse taastamine on ajalooliselt õiglane. See ei olnud poliitiline tegevus, vaid moraalne hoiak. Väikeste rahvaste koostöö vastastikune mõistmine on olnud oluline osa Euroopa kultuuriloost. Eesti-ungarlaste lugu on seega korraga isiklik ja ajalooline. Ja 1988 Tartus sündis Munkaci-mehe nimeline Eestimaa ungarlaste kultuuriselts. Kultuuri sellepärast, et see üldse oli Nõukogude Liidus esimene Ungari riigi poolt registreeritud ungarlaste ühendus. Taga Karpaatias, kus sel ajal veel elasid 200 000 ungarlasi. Ja ka olid püüdlused, aga seal terve aastat võim veel saboteeris KMKS-i registreerimist ja meie sellega jõudsime isegi ette. Eestis oli sellel ajal 241 ungarlast, aga meie saime endale luba asutada oma ühing. Algusest oli see väike sõpruskond, kui kiiresti selgus, et kogukond vajab organiseeritud formi. Ühingu eesmärk oli hoida keelt ja kultuuri ning luua sidemeid teiste ungarlastega Eestis. See oli oluline samm identiteeti säilitamisel.
Nõukogude Liidu tingimustes ei olnud selline tegevus alati lihtne. Ja ametlikult elas sellel aastal Eestis 241 ungarlast. See oli väike arv, kuid huvikogukonna tegevuse vastu oli suur. Ühe aasta jooksul liitus ühinguga üle 100 inimesi. See näitas, et vajadus omavaheliseks suhtlemiseks oli olemas. Väike kogukond tähendab sageli tihedaid isiklikke sidemeid. Ja just see, nagu ma ütlesin ülikooli tudengi ajast, et Tartu Ülikoolis 5 aasta käik, iga kursusel oli mõned ungarlased. Põllumajandusülikoolis samamoodi ja iga aasta tundis üksteisi ja niimoodi see esimene 40-50 inimest, kes sellel korraga õppis Tartus kõrgkoolis, see oligi see põhi, millega oli võimalik luua ühendust. Ja siin on näha esimese juhatus sellest nimekirjast. Ütlen, et kahjuks väga palju nimed ei muutunud. Inimesed hea meelega ühinevad, aga need, kes vastutus võtavad enda peale ja kes sellest on nõus pingutada, alati on see väiksema poolel, aga olen õnnelik, et selle pika aja jooksul alati, algusest pea alati meil olid kõik eesmärgid täidetud. Esimesed, mis saab olla, muidugi oma keele, ungari keele, kultuuri ja ajaloo hoidmine. Ja meie organiseerisime esimese 15 aprill, see on 1848 Ungari vabadusvõistluse aastapäev. Ja näiteks Tartus Eesti Rahvamuuseumi saalis meil oli suur au, et siis oli esimesel 15 aprilli pidustustel meil peaaegu 100 osavõtjad. Siin meil on vähem. Sellest oli 25 ungarlasi. Ülejäänud olite teie sõbrad, hõimukaaslased, Ungari vastu huvi tundvad inimesed. Ja meie algusest peale olime tundnud seda, et meid siin diskrimineeritakse, aga positiivselt. Ja kohe nagu ütlesin, et keele ja kultuuri edasiandmiseks meie lastele, noortele oli vajadus, asutasime pühapäevakooli, tekkis praktilisest vajadusest õpetada ungari keelt. Sageli õpetasid lapsevanemad ise. Õpiti keelt, ajalugu, kultuuri. See aitas luua järjepidevust järgmine põlvkonna jaoks. Keele hoidmine tähendab identiteedi hoidmist ka. Ja kui juba oli kool, siis peale esimest aastat tuli suvi vaja midagi selle keelega kinnitada. Seepärast võib-olla see ka isiklik kogemus teile huvitav, et kuidas olla ungari lapsel peres, kus on üks vanematest on ungarlane, teine on venelanna või eestlane ja laps hakkab käima Eesti koolis. Tema jaoks, just meie laste jaoks, esimesed vaba Eestis 90 aastate algusel, meie õpetame nendele mingit keelt, mida kuskil keegi ei räägi. Tänaval koolis räägitakse eesti keelt või vene keelt. Ja nii kaua, kui meil ei õnnestunud
esimest korda lapsi viia Ungarisse keeltelaagrisse, siis nemad tulid tagasi. Meie ei ole mingi Aafrika bantu keel õppinud, meie õppisime suure rahva keelt. Ungaris on 10 miljoni räägivad samad keelt, mis mina. Ja tänu sellele, et meil peale seda kuni 15 aastat tänu sponsoritele, kui suvi, siis on Ungari. Ja meil siin üles kasvanud lapsed, kahjuks selles teine põlvkonnas keegi ei jõudnud täna siia. Kolmandas põlvkond olemas juba, aga teises põlvkonnas ei ole keegi, kes tänu sellele meie lapsed tundsid üksteist siin Eestis ka. Tänaseni nemad suhtlevad oma vahel. Ja ma 100% olen selle arvamusel, kui meil ei õnnestuks algusest peale nendel emakeele kõrvale isakeel ka õpetada, nagu minu poja nimetas oma ungari keelt isakeeleks, et temal on emakeel, isakeel ja riigikeel. See kolmasi tema isegi kirjutas selle oma kooli lõpetamis kirjendid, et see kolm asi temas on väga hästi sees ja tema alustas sellega neid oma kirjendid, et istun bussis ja sõidan kojus kodu. Tema alustas tee Ungarist tagasi Eestisse. Ja nemad peale seda tundsid ennast selle peale rikkamaks, et nendel on koomkeel, 2 riiki, 2 koduriikid, et nemad on õnnelikud. Ja selle puhul mul on ka täna näiteks eriti hea meel, et jälle ma saan päris õnnelik olla ungarlaste peale, seepärast siis kui Jaak kutsus mind, siis olukord oli niisugune, et ma ütlesin, hea küll, tulen siia, aga siin võib-olla niisugune muned hakkavad siia poole liikuma, kui ma loengut alustan, aga õnneks olukord muutus positiivseks ja jälle nii ungarlased kui Ungari sõbrad võivad pead üles tõsta, loota parema tuleviku peale. Ja siis 1990 aastatel, kui iseseisev Eesti on sündinud, meie ühing juba tegutsenud, siis hakkasime otsima koostöö teiste riikide ungarlastega. Ja oli olukord, kui Ungari Eestis oli kõige kaugemal asuva riik, sellepärast vahepealt oli nii palju piiri tekkinud, et siia sõita oli päris probleem. Siis otsisime ümbruskonnas ja leidsime väga hästi toimiva Ungari liikumist Rootsis, kus on peaaegu 35 000 ungarlasi. Ja seal alates 1956 aasta juba sellel ajal oli 3. väljarände gruppiga läinud inimesed kogunenud ja nemad kutsusid meid külla tutvumiseks ja siis see oli esimene reis läänesse. Ja sõitsime siia 2 käsi Judi Strömpliga ja siis Nõukogude noor poiss ja tüdruk astume suure Estonia laeva peale ja sõidame sinna, kuhu kunagi ei olnud varem isegi mõttegi, et kunagi saame läänesse minna. Ungarisse minek oli juba suur saavutus, aga läänesse minna. Ja kui jõudsime Rootsi vettedesse,
kõik on käinud juba Stockholmis, et kui kaua seal laev nende sõidab sisse. Ja siis mul tuli meelde Nõukogude ajakirjanduse artikkel, et Nõukogude allveelaev juhuslikult sõitis karile Stockholmi linna ees. Siin juba 4 tundi sõidame ja forvaator on väga raske laeval ka seda leida, aga nemad siin juhuslikult õnnestus nende siin läbi sõita, läksid ainult juba Stockholmi ees karile. Ja nii palju, see oli mul esimene kokkupanek, varem ka teadsin, et kus me elame, see oli valesti ja vale peale üles ehitatud, aga see kohe oli niisugune, et ära usu see, mis kirjutatakse, kui sina oma silmaga seda ei saa endale tööstada. Ja Stockholmi Ungari maja näitas, kuidas diasporas institutsioon toimib. Ja see kogemus meil oli väga tähtis just seltsi ehitamismomentil ja oli suur motivatsiooni. Peale seda, et me saime Rootsi ungarlastega, siis me saime ühendust Soome ungarlastega. Soome ungarlastega ka oli niisugune huvitav moment, et Soomes oli samasugune organisatsioon nagu Nõukogude Liidus, et Nõukogude Liidu Ungari sõprusühing, seal Soome-Ungari sõprusühing. Ja nii nagu Soomes ei olnud sotsialismi leerist vabanemine, nemad lihtsalt elasid oma elu edasi, siis see ühing esialgu veel tegutses. Aga paari aastaga ikka nende põhimõtted, mis veel Kadari ajal, need kontaktid, inimesed juba ei saanud hakkama uue Ungari väljakutsega ja vajadustega ja siis see nagu kadus ära. Ja päris Soome-ungarlaste ühendus juba loodud 5 aastat peale Munkaci Mihai ühingu loomist koostöös meiega, et just selleks, et meie siin Rootsi, Soome ja Eesti ungarlased koos oleme üksteisele toeks. Ja jälle jõudsime tänaseni, ma räägisin, kuidas meil see ühiskondlik Ungari tegevus hakkas toimuma, aga juba mainisin, et Eestis olevate ungarlastel on väga palju perel, kes tulnud kirikuõpetaja peredest. See tähendas, et siin ka meil kohe tekkis see vajadus, et meil vaja kuidagi seda jätkata. Ja selle kohta ka ma räägin teile, need pildid on algusest peale mõeldud ainult taustafooniks, mitte luguks. Et meie selts on registreeritud 1988, 26 oktoober. Ja selle aasta jõulul Tallinnas Tallinna kirikus toimus esimene ungarikeelne jumalateenistus. Ja kuidas see võis toimuda? Et ühe Ungari kirikuõpetajal István Asszonyi 4 last õppisid Eestis ja jäid nendest 3 Eestisse ja 1 Ungarisse. Ja õnu István, kui 76-aastasena Taga-Karpaatias, juba Ukrainas, läks pensionile, kuhu lähevad pensionärid? Lähevad oma laste juurde. Pakkisid asjad kokku oma abikaasaga ja tulid laste juurde. Ja õnneks tulid koos
kuidas Eesti Palastuiva niistui. Se kirikõpetaja Talar. Ja veel oli kaasas ja siis kui nemad ka olid meil ühinemiskoosolekul ja küsisime, et kas Pistabatši ei saaks meile korraldada jumalateenistus. Miks mitte? Muidugi ma saan. Ja pärast tema ema peale jumalateenistus räägis mulle, et see on Jumala tee, et meie siin oleme ja see, et Talar kaasa oli. Kui pakkisime asjad kokku, onu Pista küsis, kuule Länge, mis ma teen Tallariga? Ma ütlesin, võtta igas juhuks kaasa. Jumal teab, millal see vaja on. Nemad jõudsid Eestisse septembris, detsembris juba oli vaja. Ja esimesel jõuluteenistusel osales umbes 80 inimest. Üks nendest oli Sandor Stern. Kas on keegi, kes teab seda nimi? Siis teistele ütlen, et Tallinna loomaaia direktor, kelle skulptuur on seal ka igaveseks ootab külalisi. Tema lõpul seisis ja hakkasid pisarad tulema, et Stalini ajal, tema tuli Eestisse esimese Eesti Vabariigi ajal. Stalini ajal ma ei arvanud, et kunagi veel kuulen Tallinnas ungari keeles Jumala sõna. Ja selle algusega oli kohe vajadus selge, et sellega peame jätkata samas vaimus ja samas vormis. Ja see meil õnnestuski. Just tänu Rootsi sidemetele. Rootsi on suurem, Rootsis oli juba 12 Ungari kogudust. Ja üks paastrit, kes enam-vähem samal ajal, kui meie siin seltsi lõime, siis tema Transilvaanias veel põgenes oma 7-aastase pojaga. Ja peale selle laagrit Rootsis teda kohe ungarlaste juures tema sai endale jätkata oma ametit. Ja juba siis, kui siin meie onu Assoni 3 aastat kuni surmani tema teenis meie sees. Iga aastas oli jõulud, ülestõusmispühad ja veel mingi. Ja peale seda meil oli juba Ungari kogudus, aga ilma paastrita. Ja siis me leidsime teda Rootsis, et tema seal hakkas siia käima 4 korda aastast, iga kvartalis. Ja tema teenis meie juures ka 25 aastat, juba 5 aastat ka on pension. Aga just tänu temale pideva ja püsiv abile on 1997 loodud Eesti-Ungari kogudus. Ja see oli oluline institutsionaalne samm. Kogudus ühendas vaimuliku ja kogukondliku elu. Ja see on stabiilne põhi just kogukonna edasi liikumiseks. Ja juba selle ka varsti 20 aasta jooksul meie kogudus ühinenud Lääne-Euroopa ungarlaste protestantlik koguduste liiduga. Ja 2 korda juba sellel Euroopa ungarlaste protestantlik liidul Tallinnas oli, 1 kord oli konferents ühiselt Helsinki ja Tallinn ja Tallinnas oli suur jumalateenistus
Tomkirikus, kus Eesti Vilma vist oli piiskopiks, teenis koos 18 Ungari kirikuõpetajaga suures saalis ja peale seda 5 aastat tagasi oli Eestis aastakonverents sellel liidul, kus on 24 Euroopas toimiva ungarikeelse koguduse esindajad olid siin meie juures, nii et pisikesed, aga meil on suured sõbrad. Ja samuti Rootsiga on väga laialt koostöö oli ja muusika on sageli lihtsam viis kultuuri jagamiseks. Kontserdid tõid kokku eestlased ja ungarlased ja me saime aru, et kui tuli Stockholmi Ungari koguduse koor meile esinema, siis samamoodi kirikus oli väga palju rahvast, 3 korda rohkem kui ungarlasi Eestis elavad. Ja samuti demokraatia kasvas ümberringi, kõik need piirid on ära kadunud, teistes riikides ka tugevnesid Ungari organisatsioonid ja üks momendil tekkis vajadus oma võimud kokku lüüa ja siis samuti Stockholmis kutsusime kokku Euroopa Ungari ühenduste ühinemiskoosoleku ja siis oli 4 riik kokku, Rootsi, Soome, Saksa ja Eesti. Me oleme asutajaliiged sellel suurel Euroopa ungarlaste ühendusel, millel tänapäeval juba on 20 riik on liikmed. Ja siin on sellel pildil on näha, et Rootsi ungarlaste presidendiga ma seisan, et eelmisel aastal oli Rootsi ungarlaste ühendusel 45. aasta aastapäev ja nendele viisin kingituseks see on päris, saate aru, mis see on? See on Tomkirik. Siin on Saksa saatkond. No, ma ei leidnud midagi Ungari pärast Tallinnas rohkemat kui selle aadressi, kus Ungari maja on ja Ungari instituut. Ja järgmine punkt, mille peale ma tahan tähelepanu pöörata, meie nüüd hakkame jõudma sinna Nõukogude ungarlaseni. Et kui 1995 esimene Ungari president Árpád Gönc tuli Eestisse, siis meie juba päris pikalt oleme suureks kasvanud seltsi kohalik ungarlaste esindus ja meie kohtusime, tema otsis meiega võimalus kohtuda ja tema Tartu Ülikooli aulas tegi suur loengut, kus tema tänas Eestit, Tartu Ülikooli selle abi eest, mis osutas meile Taga-Karpaatia ungarlastele hariduse saamiseks Eestis. Ja siis peale seda meil oli väga hea meel, et emariik oma koduriigiga, uue koduriigiga avaldas selle suure teo eest tänu sõnad ja samal aastal oli meil juba kohtumine korraga
nii Ungari presidentiga kui Eesti presidentiga ja siis see oli nagu meie jaoks väga tähtis, et väike kogukond vajab tunnustus ja tähelepanu selleks, et meie ka oleme Ungari rahva osa. Ja traditsioonidest mina juba varem rääkisin mujal, et siin järjest et 15. märtsi traditsioonid, siin on juba teise põlvkonna Eestimaa ungarlased koos eestlastega ka hooriga esinevad meie rahvapüha puhul. Nii, järgmine suur on 20. august, et meil ungarlastel samuti oli väga hea meel, kui tekkis üks tähtis päev. Eesti taasiseseisvumine 20. august ja Ungari Püha Istvani, Ungari riigi asutaja päev on sama, et meil 20. augustil kahe lipu alt koos teiega, eestlastega, juba mitukümmend aastat tähistama oma riigi iseseisvuse päeva koos, mis nagu topeltpidu ja topelt südametunnistuse toetamine. Kui vahepeal tekib küsimus, vabalt võib küsida. Mul isegi lihtsam, kui ma ei pea isegi eest kõnelejaks olla, kui olemasolev teemad juba tekitavad huvi. Teil ma hea meelega vastan ja alati avan ükskõik mis teema ja mis punkt, millest ma räägin, võin palun. Kas Taga-Kaukaasiast või Taga-Karpaatidest tuleb ungarlasi Eestisse veel? On nüüd 20. sajandil ka tulnud? Ei, see nüüd ongi niimoodi, et Taga-Karpaatias peale piiri vabaks saamist ikka ungarlased lähevad Ungarisse õppima. Aga see oli kuskil 10 aastat, et meil ei olnud juurdekasv. Siis me rääkisime, et jah, varsti siin me muutume ungarlaste pensionäride klubiks. Aga õnneks Eesti saavutused ja Eesti majanduskasv saavutanud niisugust tase, et juba Eesti on sihtriik noorte ungarlastele, kes tahavad ennast proovile panna väljaspoolt oma riiki. Varem oli Soome, Rootsi tööemigratsioon, aga nüüd juba 10 aastat ja pluss meil see Euroopa Liidu organisatsioonide ja töökohtade jagamine ka, et Eestis, Tallinnas näiteks juba mitusada ungarlast, rohkem kui kunagi kogu Eestis oli. Ja siis see on see teine põlvkond, mis nairasime vahepealt, meie poolsed, et need on need vähemusungarlased, kes tulevad suures riigis. Siin on põhiliselt kõik, kes Taga-Karpaatiast sadakond inimest, aga need ikka on vähemusungarlased, need veel on esialgul need 10 ja vähem. Ja siis nendest ka muidugi oli nii tööväljarendajad kui niimoodi poliitilise süsteemiga mitte rahul inimeste väljarendajad. Ja üldiselt Eestil on Ungaris on väga hea maine nii
ajakirjanduses ja nüüd sellel oli lõppude lõpuks peaaegu 30 aastat ihaldanud eesmärk, et oleks Budapest ja Tallinna vaja otse reis, nüüd see ka on olemas, et nüüd ainult vaadake ümberringi, igal pool hakkavad Ungari turistide tolpid liikuma ja Tallinna imet imetlema. Jah, palun. Taga-Karpaatia ungarlased, kes tulid Eestis ülikoolidesse õppima, mis keeles nad õppisid? Vene keeles siis? See oligi mõlema poolt ära kasutatud see võimalus, et Eesti ülikoolid pidid vene grupid koostama. Ja näiteks mina õppisin veterinaariat, et 75 inimest võeti eesti keele kursusele ja 25 vene keele. Ja see Eesti oskas sellest ka niimoodi korraldada, et ükskõik keda, gruusin, armjanin, tšetšeen, ungarlane, tähtis, et ei oleks Moskva päris venelane. Et meie kursuse vene keelt rääkisid 2 kohalik venelased, kes said sisse. Kõik teised olid Nõukogude Liidu rahvused. Ja sellega ülikoolis ka isegi mingi rahvusküsimus ei olnudki. Seepärast kõik, kui lõpetasime, siis Tartu ülikoolis näiteks meditsiinis on väga palju. Nüüd on veel tuntud arstid on ungarlased, kes siin said haridust ja siis said tunnustust ja oma elu koha pealt oma panuse panid. Nii et see ka oli kõik oli ära kasutatud, mis oli võimalik selle Nõukogude tugev võimu väiksed uksed ära kasutada selleks, et ellu jääda ja ungarlaseks jääda, eestlaseks jääda ja grusiinlaseks jääda. Nii, kui jälle uus küsimusi, siis ma küsiks, palun. Et mis seal Taga-Karpaatias nagu praegu toimub, et kuidas ungarlased seal ennast tunnevad? Halvasti. Selle sõja ajal veel kuskil 50 000 on põgenenud. Ja see vaja ette kujutada niimoodi, et Taga-Karpaatia ungarlased, kelle jaoks nagu ajaloo momentid üles, Ukraina võim oli 6. võim, siis kuidagi selle lühiaja jooksul ei saanud olla omaks. See ikka on võõrvõim. Ja see võõrvõim ka oma riigi taastamisega seotud rahvustega ei käitunud kõige paremini. Tekkisid vigasid ja probleemid ja inimesed, just noored paremini läksid õppima ja siis need, kes oleks lihtsalt ei tulnud tagasi äraootaval seisukohal. Ja aga väga palju on Taga-Karpaatias ka viimane kord, kui käisin vennamatustel igal pool Ungari kirikute kõrval on uus värsked matmispaikad Ukraina lipuga, et iga nädal paar inimest kaotab elu sõjast. Nii et ja just selle viimase ajani toimunud olukorras, kus Ungari parteivalitsus ajas sõnasõda õnneks Ukrainaga
see ka ei tekita Taga-Karpaatias elavate ungarlastele midagi positiivset, nii muljet kui reklaami. Ja seal muidugi on väga raske, sellepärast sinna ka jõudnud juba Vene relv, et Mukačevas üks tehas sai raketitabamust, ameeriklaste elektroonikatehas. Nii et seal ka elektrikatkestused samamoodi olid, aga ikka toimub Ukraina siseselt nagu väike Šveits, sellepärast need, kelle elu tingimused on ära nullitud suures Ukrainas, siis mõned veel ennem kui Euroopasse põgenevad, püüavad, just tulevad üle Karpaatid ja siis Taga-Karpaatias nemad asendavad ära läinud ungarlaste, kui ostavad majasid, et jääda Ungari piiridesse. Ja, aga sellega toimub rahvaste vahetus ka. Et peale sõda Taga-Karpaatia rahvuslik koostis ei ole enam see, mis ennem sõda. Ja see on suur mure. See on suur mure. Haridus, mis keeles on? No, haridusega oli kõige rohkem probleem tehtud, sellepärast, et seal ka hakati peale suruda ukraina keele nõuet ilma selleta, et seal üldse ei oleks mingi foon sellele. Seal Taga-Karpaatias kogu Taga-Karpaatias ukraina keele õpetamine midagi sarnane, mis eesti keele õpetamine Narvas. Aga kui Eestis on ainult üks linn, aga seal on terve suur rahvuslik piirkond, kus ei ole isegi seal olid kohalikud rusiinid, kes ennast kunagi ei pidanud ukrainlaseks. Nemad on slaavid. Need Karpaatides elavad rusiinid, nemad isegi kunagi proovisid iseseisvust Ukrainas ka, aga samamoodi ukrainlased ei tunnista eraldi rahvana. Nendel on Ameerikas tänaseni eksiilvalitsus, nagu eestilastel oli, seal kõrvuti nende majad olid. Aga selles mõttes, et aga peavad vastu, Bereksääs siis minu koduline saanud kõige Ungari parasem linn tänaseni päevani, on loodud ungari keelne esialgu oli kõrgkool ja nüüd on ülikool, mis õpetab ungari keeles, annab Ukraina ja Ungari diplomit korraga kahe ja viimane uudis ma kuulsin, et sellel on juba filiaal Ungarist piiri teise poolel. Saite aru minu vestlusest, mis pärast see filiaal tekkis. Need tudengid, kes pidid Ungari poolele minna sõja eest, saaksid jätkata oma õpingud ülikoolis. Et igati pidi püüavad rahvust koha säilitada, et mitte seepärast ungarluse poolelt, kui Taga-Karpaatia ungarlane ei ole päris ungarlane, siis raskem leida midagi muu kuskil maailmas tippus, sellepärast kõik Ungari riiklus alanud Karpaatides üle tulnud ungarlastega ja esimesena oli Taga-Karpaatia ja pärast see läks edasi. Veretske, ajalooline Veretske, Häägov, mägest üle tuleb mitte kõrgema kohta, kus org, Veretske org, see on Taga-Karpaatia, see on Ungari ajaloo nullpunkt, sealt tulid üle. Nii et see
Nõukogude ungarlane on kadunud ja Eesti ungarlane ei ole olnud kunagi, on Eestimaa ungarlased. Rootsimaal elavad ungarlased, aga kõik on ungarlased, erinev riikides elavad. Palun? Te ütlesite, et Orban teeb ka tasakaaluparti ungarlaste arvates väga palju midagi nende heaks. Et kuidas te arvate, kas nüüd võiks midagi muutuda või mida nende heaks? No teate, kui juba peale 16 aastat seisaku midagi muutub, siis alati kõik muutus on juba samm paremuse poolele. Nüüd lihtsalt kõik väga loodame, et see viimane momentil päästetud olukord rohkem ei teki. Et uus võim, ma arvan, et mis Ungaris nüüd hakkab tekkima, ei lähe nendel lihtsalt, seepärast kõik hakkavad valvsa silmaga juba alguses peale vaatame, et vaata, mitte kõrvale astu selles, mis lubasid. Et igati pidi, no juba sellega, et see oli kunstlikult tekitatud Ungari ja Ukraina vastane demagoogiline sõda, aga mitte muu, seepärast mingid huvid kellelgi ei ole. See lihtsalt ei olnud normaalne, seepärast alati iga riik ja iga rahvas peab oma saavutustega ja oma tegevusega võitlema oma poolehoidjad, mitte otsida endale vaenlas kuskil ja selle peale tähelepanu pöörates endale plusspunktid kokku korjata. See ei ole normaalne. Küsimus ka. Jah, on üks küsimus veel. Et siia oli halvasti kuulda, et kas ma sain õieti aru, et seal Taga-Karpaatias on loodud ungarikeelne ülikool. Jah. Nii, kas gümnaasiumites, keskõppeasutustes on õppekeeleks ungari keel? Ja, see kogu aeg oli. Gümnaasiumid, keskkoolid, gümnaasiumid kogu aeg olid. See ungarikeelne haridus oli Nõukogude Liidus seal olemas kuni keskkoolini ja nüüd Ukrainas oli ja seda hakati Ukrainas piirama ja natukene alla suruma alates seal 2010 aastat, aga see tänaseni on, et kus juurde kas tulevadki ungarikeelse gümnaasiumitest, et siis astujad on piisavad. Teine küsimus on kas on läbikäimist ka Transilvaania ungarlastega, Slovakkia ungarlastega, Serbia ungarlastega? Jaa, kelle meil? Jah, ütleme Taga-Karpaatia ungarlastega. No, nendel mingi erilist huvi ei ole, et kõik ungarlased, ükskõik kus nemad elavad. See ongi nüüd see Taga-Karpaatia põhimõte, mis ma ei saa aru, et kõik riigid, kes Euroopa Liiduga on ühinenud, ungarlased ükskõik juba, kuidas seda riik nimetavad, kõik juba ühes ühenduses ja sellest väljas ainult jäid nüüd veel Taga-Karpaatia ungarlased ja Serbia ungarlased. Kui nemad ka ühinevad, siis peale seda mingid probleemid enam ei ole, sellepärast Euroopa sisesed piirid meil ei ole. Ja nagu räägisin juba riigi peade poolse tunnustusega, siis samamoodi ma tahan toonitada meie koostööd kohalik Ungari kultuuri esindavustega ja esindajatega ja see on koostöö Ungari instituudiga. Tänu sellele meil on rohkem võimalus siin
kohada Ungari kunstnikke, Ungari näitused, Ungari esinejad ja kontserdid igasugused ja toovad meile uusi kontakte. Ja vahepeal siis selts pidas oma 25. aastat juubelit ja 25 aasta kokkuvõte näitas, et kogukond on püsiv. Algatajad ja noorem põlvkond kohtusid. 25 aastat andis võimaluse reflekteerida kogemus ja meie kogemus muutus teadmiseks. Ja samuti oli meil suurejooneline 30 aasta juubelipidustused, mille puhul meil on tehtud film, videofilm. Meil õnnestus niimoodi, et alates 88 tegevuse alustamiseks oli võimalus videokaamerat kõrval omada ja sellest kogu 30-aastasest meie elus tegevusest meil panime kokku filmi ja see on YouTube'is on näha. Ja sama nimega, et Kiš-Karpataja eisakond, kui lööte sisse, siis seal saate väga palju eestimaise kohad ja ungarlaste pilguga näha. Ja kindlasti tekib küsimus, et kuidas kogukond täna toimib. Keele hoidmine on jätkuvalt oluline. Kogukond täna keskendub noortele, nagu siin ka näha. Ja nende puhul on keele hoidmine on prioriteet. Ja et vaadata soome-ugri pilguga, kui me oleme Hõimuklubis, siis tänu soome-ugri sugulusele see on kultuuriline dialoog ka, sellepärast peale Eesti ainult veel üks riik, kus ungarlased oma vastuvõtu rahvaga ka jagavad oma huvisid ja probleemid, see on Soome. Ja siis meil ongi soomlased, soome-ungarlased käivad pidevalt meie üritustel ja meie käime pidevalt soome-ungarlaste üritustel. Ja meil näiteks see mitmekülgne tegevus on õnnestus teha Tallinnas see rahvusvaheline kool, mis selle nimetus, kus õpivad diplomaatida ja lühema aja Eestis elavate ungarlaste lapsed inglise keeles. Seal on korraldatud ungari keel ka ja need lapsekesed oma õpetajatega tegid niisugused joonistused ka meie ühe peo jaoks. Ja noorte kaasamine selle suve gulaši pidu 20 augustil ja teiste pühade puhul. Lapsed veel gulašit ei söö, aga lapsed hea meelega vaatavad punase ninaga onu, kes teeb nendele igasugused fookusid. Ja siin vaadake, need on päris palju kogunenud ja nii hea oli meie esineja, et täiskasvanud ka ei jätnud võimalust kasutamata, et osa saada sellest peost. Nii, tänan teid ja täname kõike Eestit ja ungari keele ja kultuuri huvilisi, kes selle pika aja jooksul meid kaasa tundsid ja kaasa aitasid. Aitäh!
Aitäh, Istvan, et siin nüüd tuli natukene teine formaat meil klubis, et juba vahepeal tulid küsimused, aga võib-olla natukene meil aega on, et äkki on veel küsimusi. Et mul endal näiteks ma teen kohe ka sissejuhatava küsimuse, et kui palju siis neid Karpaatia ungarlasi nagu on praegu, et arvuliselt. Ja, aga mingi oskad sa suurusjärku? Suurusjärk kuskil maksimum 15 pere. Aga seal ma mõtlen... see on ka Karpaatias. Kardetakse, et see juba alla 100 000. Viimased andmed ennem seda oli 160 000 ungarlasi. Aga nüüd keegi ei loe, keegi ei tea täpselt. Ukrainas ei ole toimunud viimase 15 aastat. Jah. Nii, aga see oli niisugune väike soondusküsimus, aga äkki on saalis küsimusi veel? Ma mõtlen, tahtsin küsida, kuidas te mõtlete võimuvahetus, praegu tuleb võimule Peeter Madjar. Kuidas see kuidagi, kas see saab kuidagi mõjutada ungarlasi väljaspoolt nagu Ungarit? Mida te mõtlete nagu selles mõttes? Mis mõttes mõjutada? No mõjutada võib-olla, ma ei tea, keegi võib olla nagu selles mõttes lootusega parema elule peale nagu selles mõttes läheb tagasi nagu Ungarisse või kindlasti, aga mitte nii, et juba on pakitud ja ostab piletid, aga kindlasti sellepärast, et see, kes viimase 10 aasta jooksul seal ära tulnud, see on need kõige paremini haritud, kes teab, et ma lähen ükskõik Saksamaale, Inglismaale, leian endale töökohta ja võtan perega kaasa. Ja tema selle kogemusega tuleb, aga tema ikka kaotas oma juurtega side. Ja see oli mitte vabatahtlik, aga sunniviisiline, sellepärast, et peab vaatama oma laste tuleviku. Nüüd jälle tekib lootus selle peale, et on võimalik taastada. See võtab, kui see 16 aastat oli see nagu nüüd seal tankerid räägitakse, et need on nii raske pööratavad, et suund vahetada, samamoodi see siin ka esialgu veel nüüd läheb Ungaris väga halvasti. Ennem seda, kui läheb parema poolele, sellepärast, et nüüd valitsus sai selle tühja raha pada aukuga, aga riik vajab raha. Sellega ma ei saa, ja inimesed, isegi need suur osa, kes hääletasid, nemad homme lähevad, nüüd läheb juba paremaks. Kahjuks Ungaris kunagi ei olnud kuulnud seda, millega Eesti vabadusvõitlemine algas. See, et kui kartuli see koore pead, aga ikka eraldi on Nõukogude Liidust. See niisugune enese ohverdamist veel seal ei ole kuulnud. Kahjuks. Kas praegu on inimesed selleks valmis? Ei ole. Ei saa valmis olla selleks, mis ei tunne. Ja mitte ainult Ungaris. Me, kui vaatame sõja ajal Euroopat, need demonstrantid, kes lähevad, me oma peres ka alati tekitame küsimus, kas see, kes seal millegi vastu karjub, kas teab, kas tema on nõus, algust näiteks oli, et me ei osta seda odav Vene nafta, ma hakkan 2 korda rohkem maksma, aga sellest ei ole veretilkad selle naftas, mis ma oma autosse panen 2 euro eest. Sama on Ungaris tuleb, et
väga raske inimestel selle tasandil kokku panna niimoodi südametunnistusest ja taskust tulevad vajadused, et need leiavad üksteist kõrvale vara. Rohkem küsimusi ei ole, teeme siis istujale veel ühe aplausi. Kingitused Fenno-Ugri poolt ja Fenno-Ugri poolt ühtlasi tahan teid tänada, et te ilusti olete tulnud siia tänasse hõimuklubisse ja järgmine hõimuklubi on meil siis 2 nädala pärast.